Tervitused teile kõigile, kallid kuulajad ja vaatajad. Täna jätkame noore Jeesuse sündmusrikka eluga ning räägime põgusalt perioodi sündmustest, mis jäävad tema 8. ja 13. sünnipäeva vahele. Ennem tema elusündmuste juurde asumist tahaksin aga välja tuua Naatsareti kui Jeesuse kasvamise elukeskkonna olulisuse. Nimelt annavad Urantia raamatu ilmutajad meile teada, et kui Jeesus oleks Aleksandriasse jäänud, oleksid tema haridust suunanud juudid üksnes juutide tavade järgi. Naatsaretis sai ta aga hariduse ja koolituse, mis valmistas teda paremini ette teisest usust inimeste mõistmiseks ja andis talle parema ning tasakaalustatuma pildi heebrea teoloogia idapoolse ehk Babyloonia ja läänepoolse ehk hellenistliku suuna suhtelistest väärtustest. Oma 9. eluaastal jätkas Jeesus kooliteed. Kuna ta sai koolis hästi hakkama, sai ta iga kuu 1 nädala koolist vabaks, mida ta jagas isaga naaberlinnadesse reisimise, Naatsaretist lõunas asuva onu talus viibimise ja Magdala kalaretkede vahel. Esimene tõsisem probleem koolis tekkis Jeesusel siis, kui ta söandas vastu vaielda Hassani õpetusele, et kõik kujutised, pildid ja joonistused on oma olemuselt ebajumalate kummardamine. Jeesusele meeldis joonistada maastikke ja vormida potsetpa savist mitmesuguseid esemeid. Kõik see oli juudi seadustega rangelt keelatud. Kuid seni oli ta suutnud vanemate vastuväited sedavõrd tagasi lükata, et nad olid lubanud tal seda tegevust jätkata. Tõsisema pöörde sai antud probleem aga siis, kui Jeesus koolitoa põrandale õpetaja joonistas. Seda nägid paljud sünagoogi vanemad ning Joosep ja Maaria kutsuti kooli. Ajal, mil Jeesuse vanemaid koolijuhtide poolt läbi võeti, istus Jeesus tagaukse juures suurel kivil ja kuulas mõnda aega oma kunstiliste püüdluste vastu suunatud süüdistusi. Talle ei meeldinud, et nad tema väidetavates üleastumistes isa süüdistasid. Seepärast astus ta sisse ja jäi kartmatult oma süüdistajate ette seisma. Sünagoogi vanemad sattusid segadusse. Mõnele tegi see episood pigem nalja. Kuid 1 või 2 meest näis pidavat poisi tegu pühadust, võib-olla koguni Jumalat ennast teotavaks sammuks. Joosep oli hämmingus, Maaria nördinud, kuid Jeesus soovis kindlalt, et teda ära kuulataks. Ta ütles, mis talle öelda oli, kaitses julgelt oma seisukohta ja teatas täieliku enesekontrolli säilitades, et kuuletub selles nagu teisteski vaieldavates küsimustes oma isa otsusele. Ja sünagoogi vanemate komitee lahkus vaikides. Nii ei joonistanud ega vorminud Jeesus sellest päevast saadik enam ühtki kuju seni, kuni ta oma isa majas elas. Ent ta polnud veendunud, et oli midagi valesti teinud. Ja oma lemmiktegevusest loobumine oli tema nooruse üks suuri katsumusi. Jeesuse teine õde Marta sündis neljapäeva 13. septembri öösel. Joosep oli nüüd mõneks ajaks koju jäänud ja alustas 3 nädalat pärast Marta sündi maja juurde ehitust, millest pidi saama ühtaegu nii töökoda kui ka magamistuba. Jeesusele valmistati väike tööpink ja ta sai endale esimest korda oma tööriistad. Ta töötas palju aastaid aeg-ajalt selle tööpingi taga ja õppis pikapeale väga meisterlikult kaelkooke valmistama. 9. eluaastal maikuus aga aitas Jeesus onu talus esimest korda vilja koristada. Enne 13-aastaseks saamist teadis ta üht-teist peaaegu kõigist meeste ja naiste töödest Naatsaretis ja selle ümbruses, välja arvatud metallitööst. Hiljem pärast isa surma veetis ta mitu kuud ka sepikojas. Jeesus kasvas üha nii füüsiliselt, intellektuaalselt, sotsiaalselt kui ka vaimselt. Tema reisid kodust kaugemale aitasid tal oma pereliikmeid paremini mõista
ja neisse leplikumalt suhtuda. Ning selleks ajaks olid isegi vanemad hakanud temalt midagi õppima. Jeesus oli originaalne mõtleja ja juba noorest peast oskuslik õpetaja. Ta oli pidevalt vastuolus niinimetatud suuliste seadustega, kuid ta püüdis end alati oma pere tavadega kohandada. Ta sai oma vanuste lastega üsna hästi läbi, kuid nende aeglaselt toimiv meel heidutas teda sageli. Enne 10-aastaseks saamist oli temast kujunenud 7-liikmelise poisterühma juht. Nad moodustasid ühingu, mille eesmärk oli arendada oma mehelikke, füüsilisi, intellektuaalseid ja religioosseid omadusi. Jeesusel õnnestus õpetada neile poistele palju uusi mänge ja muid aktiivseid vaba aja veetmise viise. Oma 10. eluaastal, 4. aastal peale Kristust, kui oli 5. juuli, väljendas Jeesus isaga maanteel jalutades esmakordselt tundeid ja mõtteid, mis näitasid, et ta hakkab oma eluülesande ebatavalisest olemusest teadlikuks saama. Joosep kuulas oma poja ülitähtsaid sõnu tähelepanelikult, kuid kommenteeris neid vähe. Omalt poolt ta informatsiooni ei andnud. Järgmisel päeval oli Jeesusel samalaadne, kuid pikem jutuajamine emaga. Ka Maarja kuulas poissi, midagi omalt poolt lisamata. Kulus peaaegu 2 aastat enne, kui Jeesus taas vestles vanematega, tema teadvuses üha selgemaks saavast ilmutusest oma isiksuse olemuse ja maise missiooni laadi kohta. Augustis astus ta sünagogikooli kõrgemasse astmesse. Ta tekitas koolis oma küsimustega pidevalt segadust. Kogu Naatsaretis oli tema pärast üha enam sekeldusi. Ta vanemad ei tahtnud talle keelata nende häirivate küsimuste esitamist ja tema peaõpetajale pakkusid poisi uudishimu, taiplikkus ja teadmiste janu suurt huvi. Pealtnäha oli ta täiesti tavaline poiss. Tema võib-olla kõige ebatavalisem ja silmapaistvam joon oli soovimatus võidelda oma õiguste eest. Ta oli oma vanuse kohta hästi arenenud noormees, mistõttu tundus tema mängukaaslastele imelik, et ta ei tahtnud end kaitsta isegi ebaõigluse ja isiklike solvangute eest. Tegelikult ta ei kannatanudki väga selle omaduse pärast, tänu oma sõprusele endast vanema naabripoisi Jaakobiga. See noormees oli ühe müürsepa Joosepi äripartneri poeg. Jaakob imetles Jeesust väga ja pidas oma kohuseks jälgida, et keegi talle liiga ei teeks. Sel aastal hakkas ta märgatavalt eelistama vanemate inimeste seltskonda. Talle meeldis rääkida tarkade vanemate inimestega kultuuri, haridus, sotsiaal-, majandus, poliitika ja religiooni küsimustest ning tema mõttesügav arutlusoskus ja tähelepanuvõime võlusid täiskasvanud kaaslasi sedavõrd, et nad olid alati enam kui valmis temaga vestlema. Aasta lõpupoole käis ta 2 kuud oma onuga Galilea järvel kalaretkedel, mis õnnestusid hästi. Enne täiskasvanuks saamist oli ta juba osav kalamees. Joosep hakkas Jeesusele varakult õpetama erinevaid elatise teenimise viise. Kui Jeesus isaga esimest korda Galilea järvel kalatööndusega tutvumas käis, oli ta juba peaaegu otsustanud kaluriks saada. Kuid lähedased sidemed isa ametiga mõjutasid teda hiljem puusepaks hakkama. Siinkohal teeme aga jutustusse pausi, et jätkata sama teemaga taas järgmisel kohtumisel. Tõde, ilu ja headust. Näeme taas!